Tänavu tunnustatakse kiriku teenekaid töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke pidulikul Tänujumala teenistusel Tallinna piiskoplikus Toomkirikus 1. oktoobril. Teame juba täna, et siis antakse üle ELK elutööpreemia peapiiskop emeritus Andres Põderile, antakse üle ELK esimese järgu teenete rist titulaarpraost peakaplan emeritus Tõnis Nõmmikule. Samuti saab selle kõrge tunnustuse osaliseks Ukraina Saksa evangeelse luterliku kiriku piiskop Pavlo Švarts. Aga nimekiri, mis koosneb nendest inimestest, kellele kirik soovib oma tänu ja tunnustust edasi anda, see nimekiri on pikk. Võib ütelda, et pikem kui mullu, pikem kui eelnevatel aastatel. Tänu ja tunnustus kuulub kõigile kiriku ustavatele töötegijatele. Piiskop Tiit Salumäelt on hea uurida, kuidas ilus tava meie kirikus alguse sai. Kunas ja mis asjaoludel? No eks see tunnustamise süsteem on ju meil olnud väga pikalt. Kui mõelda kuldristi andmine, aga neid tunnustusi oli väga vähe. Ja siis tekkis kiriku valitsuses see mõte, et tuleks leida struktuur selleks. Ja me ei räägi tegelikult mitte selles mõttes hautasustamisest, vaid me räägime ikkagi tänamisest ja inimeste märkamisest. Tundus niimoodi, et paljud inimesed olid vaeva näinud, tööd teinud, aga nad ootasid ka, et keegi ütleb neile selle eest aitäh. Ja siis tekkiski see mõte ja struktuur ja sai siis alguses mõeldud nagu lõikus tänupüha peale ja on erinevad 4 püha oli see aeg aga nüüd see kuupäev polegi nii tähtis, aga sel aastal on ta siis nüüd oktoobrikuu 1. pühapäeval. Et oluline on see, et me märkaksime üksteist ja sel aastal on eriti hea meel, et nii suurt taotluste arvu kui sel aastal ei ole meil kunagi olnud. Nii et komisjonis muidugi see tähendab suuremat tööd, et vaadata mida, kuidas ja siis samuti see, et millal isik on saanud oma eelmise tänu, mis see põhjus on, mille eest teda otseselt tänatakse. Nii et niisugune on see komisjoni töö. Mõeldakse läbi ka koguduse sees. See ei peaks olema mitte ainult koguduse vaimuliku teema, see peaks olema igal juhul juhatuse teema, nii et meil ka juhatus arutas näiteks Haapsalu esitamisi, et oleks siis tasakaalus koguduse sisse ja kogudusest väljapoole, need, kellega me ühiskonna töös kokku puutume, nii et iseendast ma usun, et see on huvitav protsess. Ja see põhisõnum, mida kirik läbi sellise tänamise ja tunnustamise püüab väljendada, on märka inimest. Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk, sind tänab ja tunnustab sinu kirik, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, väga kõrge tunnustusega. Sulle omistati teenete risti 2. järgu orden. Uuringi, et mida selline tunnustus omalt kirikult sinule kui vaimulikule, kui ristiinimesele tähendab? Jah, ma olen ka üllatunud kõigepealt, et selline tunnustus mulle anti, sest et kui saabus teade, et ma pean olema 2. oktoobril kell 5 õhtul Toomkirikus sellise tunnustuse järele tulema, siis mind võttis kalgus pahviks, et ma ei tea, kes mind on esitanud ja veel vähem ma tean, mille eest mind on esitatud. Aga loomulikult, eks tänutunne on ikka hinges südames, nii et see oli täpselt samamoodi ka 15 aastat tagasi, kui ma 3. järgu sain, siis ka lugesin alles siis, kui ma selle otse sain.
nii et võib-olla alati ei peagi teadma, kes täpselt esitab ja mille eest esitatakse, tulebki võtta kui sellise oma töö. Ju keegi on siis midagi märganud, et sellel tööl on tähendus ja jumala liige töö on, mida ju tegelikult ei tee keegi oma enese ego ega uhkuse väljendusena. Ma olen ikkagi alati palunud seda, et selles ametis olles ei nakatuks nagu kahte tõppe, ei siis liigsesse enesekindlusesse oma töö suhtes ja teine, et ei oleks ka liigset edevust, kui tunnustatakse. Nii et see ongi võib-olla üks selline oluline asi ja mida vanemaks inimene saab, seda vähem kui see edevust on. Aga tõepoolest, ma olen juba selles eas, kus ongi aeg tagasi vaadata ja kui ma olen mõelnud, et ma olen ametis olnud nüüd järgmine aasta saab 40 aastat ordineeritud vaimulikuna, koguduses 30 aastat ja ma hakkasin just täna mõtlema, et tegelikult ma võin lugeda oma aega nii-öelda siis vaimuliku töö tegijana võib-olla mingil määral nagu sellise algstaadiumina juba siis, kui ma 5 aastane olin ja mängisin näiteks oma koduõues kirikut. Ta oli mul vennaste puhul silmikjutlustaja ja käis ka teistes kirikutes lisaks Pärnule jumalateenistuse pidamas, lapsi ristimas, matmas, et kuidagimoodi need huvid ja see võib-olla kutsumus on kaudselt tulnud juba ema, imaga ja isa armuga võib-olla kaasa. Ja, igal juhul minul on Eesti Kiriku esindajana väga hea meel sellest sinu väljavalimisest ja minul ei ole sugugi raske leida põhjendusi, miks see tunnustus sulle on omistatud ja mul on hea meel ka sellepärast, et Mihkel Kukk, sa oled pikki aastaid olnud Eesti Kiriku toimetuse kolleegiumi esimees ja alati kirikule hea kaastöötaja, nii et veel kord palju õnne ka kirikulehe poolt. Mul on väga hea meel, kui ma olen saanud kuidagimoodi olla seal juures, mis viib selle kiriku ka ajalukku ja kui ei ole ajalukku, siis ei ole tegelikult tänast päeva ja homsest päevast rääkimata. Kui me usaldame Jumalat, et tema käes on kõik, siis me tohimegi teada, et nõnda valgus oli, nüüd õnne jääb, nagu me jumalateenistus oli kunagi lauldi ja praegu ka paljudes kogudustes. Et see ongi üks selline protsessis olemine. Nii et mul on hea meel, et ma ei ole mitte ühe protsessi algataja või lõpetaja, vaid ma olen selles protsessis, mida väga paljud enne mind on teinud ja mida väga paljud ilmselt loodan veel ka pärast mind jätkavad. See, et ma olen sinna kogudusse saanud tööd tegema, on olnud põhiliselt Jumala juhtimine ja Jumala arm. Kindlasti esivanemate palvevili, sest ka enne mind on minu esivanemad kogudustes suurt tööd teinud. Ja see on omamoodi kutsumus. Ja Jumala arm on just see, mida kõige rohkem koguduse töös saab kogeda. Ilma Jumala armuta ja ilma õnnistuseta ju ei õnnestu ka meie tegemised. Aga koguduse töös on seda kõige rohkem näha ja tähendusrikas. Ja mul on hea meel selle üle, et oma talendiga saan olla siis koguduse töös kaasa lüüa ja tänan selle tunnustuse eest nii Ageri kogudust kui Saku kogudust. Ja kiriku arhitektina oli see suur väljakutse ja üldse suur võimalus, sest kõigil seda ei ole. Siinkohal tahan tänada kaasarhitekti ja mentorit Kristiina Renterit, kes lõi tugevalt kaasa selle projekti õnnestumises. Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. Eesti Luterlik Kirik tänab sind meediatööpreemiaga. Palun ütle, mida see oma kirikupoolne tunnustus sulle tähendab? Ma lähen 2. oktoobril Tallinnasse, siis ma saan teada, mida see tähendab. Praegu veel mingeid tundeid, emotsioone, mõtteid sellega ei ole. Oli see sulle üllatuseks? Oli ikka üllatus, jah.
Ja meediatöö oma olemuselt on teavitustöö. Et kui oluliseks sa kirikus tervikuna sellist töölõiku hindad ja ka oma elus vaimulikuna? Kirikus on ju 2 põhilist töölõiku. Kuulutage ja õpetage ja teine on siis ristige ja jagage armulauda. See on meil põhikirjas öeldud nii. Nii et üks pool sellest on teavitus ehk kuulutamine, õpetamine ja kui oluline 50% siis tervikust. Järelikult päris oluline. Ma saan aru nõnda, et nendel, kes otsustasid sulle sellist kõrget tunnustust jagada, on silmade ees saatesari, mida sa e-kirikule ja Pereraadiole teed ja mis tutvustab erinevaid Eestimaa kogudusi, täpsemini Eesti luterlike kiriku kogudusi. Räägi natuke sellest saatesarjast. Millist väljakutseks see sulle on? Seda on huvitav teha. Saatesari algas septembris 2020 ja kestab kevadeni 2024. Nii on natukene üle poole tehtud, aga palju on veel ees. Ambitsiooniks on saada kõikidest ELK kogudustest ülevaade. Ja see on teostatav. Ma veel ei tea, sest ma olen natuke üle poole teinud, et kui Jumal elupäevi ja tervist annab, siis võib-olla õnnestub lõpule jõuda. Ja me oleme nüüd Tartu Pauluse kiriku käärkambris, tahaks esmalt ütelda, aga see on vale. Tegelikult me oleme tehnilises ruumis. Tehnikaruumis. Ma pöördun nüüd Meeli Pärtelpoja poole, keda Eesti kirik, Eesti Evangeelne Luterlik kirik tänab oma kogudusele tehtu eest ja Meeli oskab tõesti täpselt rääkida, kus me siis nüüd oleme, sest kui kaamera ruumis ringi liigub, siis väga raske tõtt-ütelda on oletada, et me oleme kirikus üldse. See on nagu omaette maailm. Siin istub ülekande ajal 3 inimest. Üks on helipuldis, üks tegeleb slaididega, et need on need tekstid, mis alla tulevad. Ja siis seal istub inimene, kes juhib videot ehk siis kaameraid saalis. Ja erinevaid vaateid saab siis sellisel juhul nagu sinna tekitada. Pauluse kogudus on üks kogudus, kus jumalateenistused, ainult pühapäevast jumalateenistused. Ka kõik suuremad pühad. Ja kantakse, see on otseülekanne. Need on otseülekanded, mis salvestuvad YouTube'is ja saab järele vaadata ja samuti ka Facebookis. Ja kui kaua, tegelikult ma küsin, et kui kaua sina siin ametis oled olnud? 4 aasta läheb. 4 aasta. Kuidas sa jõudsid siia? Sa oled Pauluse koguduse liige hästi pikalt olnud, eluaeg olnud. Vist küll, jah. Ristimisest saadik ja ristimine toimus 69. aastal. Ago Pärtelpoeg, teda kutsuti siia tehnikatuppa, et äkki kas ta tahab kaasa lüüa tiimitöös. Ja mina ütlesin, aga mina tahaks ka. Ja õpetaja Kristjan Lohamets ütles, muidugi võib tulla, loomulikult. Ja siis me siia tulime. Ma olin vaimustatud, vapustatud ja natukene hirmul ka. Sest ma ei teadnud, kas ma selle kõigega hakkama saaksin. Ja siis tuli meile Viljar Roosimaa, kes tutvustas meile seda tuba ja tegi meile õpet esialgu ja siis mina ütlesin, et mina tahan nüüd veel õppida, sellepärast, et ma tahan rohkem teada. Ja nii ma siis käisin teda piinamas siin ja õppimas. Ei oska ma palju. Oskan nii palju, et see teenistus saab üle kantud, aga kõike seda, mis siin näha on, neid juhtme minekuid ja tulekuid ma ikka päriselt ei tea. Igal pühapäeval oled siin ruumis? Mitte alati oleneb. Meil on nagu väike tiim ja vahel on nii, et ma olen tavakirikuline, aga ega ma siis siia tulemata ei jäta. Ma oleksin tahtnud muidu küsida, et ega see ei sega sinu
usulist elu, et kui sa ei saa olla kirikusaalis jumalateenistuse ajal, kuigi sa oled pühapäeval kirikusse tulnud, et sellega on üks huvitav lugu. Palju aastaid tagasi ma käisin õpetaja Kristjan Lohametsa jutul ja ütlesin, et ma tegelikult tahan väga kirikus käia, aga ma tahaks käia kirikus niimoodi, et ma ei puutu teiste inimestega kokku, et ma saan lihtsalt Jumalaga suhelda ja saan lihtsalt teenistusel osaleda. Aga see ei ole võimalik, aga ma väga tahaksin seda. Ja siis lähevad aastad mööda ja ma istun ruumis, kus on paar inimest ja ma näen täisekraanilt kõike seda, mis toimub. Ja ma olen just kui looži kohas või nagu see minu soov täitus mingis mõttes. Et ma ei olegi nii väga inimeste keskel, aga samas ma olen teenistusel. Rõõm kuulda. Ütle palun, Meeli, mida sinule tähendab kiriku selline kõrge tunnustus? Alguses ma olin väga hämmeldunud ja loomulikult väga tänulik. Aga ma ei ole siiamaani aru saanud, kas see nüüd nii tähtis on. Ma olen väga tänulik muidugi, aga ma arvan, et meil on kõik tiimis sellised, kes võiksid selliseid tänukirju saada, sest me oleme kõik, püüame olla kõik anda endast parima. Väga tore. Aitäh, Meeli, ja ilusat aega sulle siin omas koguduses.